No nii, tere hommikust! Mina olen Valle Kolnes ja tulen Visit Estoniast ehk siis üks osakond meie EIS-ist. Ja ma tegelikult hea meelega kutsuks sealt tagant poolt inimesi siia ette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toredat pinki on siin päris ees ka, et ütlen kohe ette, et minu ettekandes on päris palju teksti. Ma loodan, et Pireti kaudu saab selle ka edastada teile tulevaseks tööks, kui kellelgi peaks huvi olema, aga mul on tõesti slaidide peal päris palju sellist ka väiksemat kirja. Tore on olla siin Järvamaa inimeste ees. Teate miks? Mina olen ise ka pärit Järvamaalt. Mina olen pärit Järva-Jaanist. Mul on siin päris palju meie küla poisse ja tüdrukuid. Ja seda enam on tore siin teie ees täna seista. Aga millest räägime? Räägime sellest, kuidas soomlased 2025 üldse reisisid, kuhu nad reisisid, kuhu nad plaanivad reisida 2026, kuidas Eesti sellesse kaarti sobitub ja proovin ka käia mingisugused mõtted läbi, et kuidas, millal nad reisivad, võib-olla milliseid kanaleid kaudu nad infot otsivad ja Eesti kontekstis, mis neid huvitab rohkem. Ja lõpus toon ka mingid näiteid, mida näiteks Soome reisikorraldajad juba Järvamaale teevad, et ma arvan, te juba kõik teate, et Türi Lillelaat on seal üks selline suur näitaja, aga vaatame seda siis koos. Aga lähme liikvele. Kui mõtleme Soome peale, siis kõige esimesena tuleb meelde Lapimaa, tulevad meelde järved, tuleb meelde jõuluvana, aga võib-olla tuleb meelde ka Muumimaa ja selline Soome mõnus olemine, selline rahulik olemine. Ja tegelikult Soomes ka päris sellist uuendusmeelset Muumimaaga seoses hiljutine uudis, et nad viivad ühe Muumimaa nii-öelda filiaali nüüd ka Rovaniemile. Ehk siis Naadalist Rovaniemile, ehk selline uuendusmeelsus käib ka nagu natukene kaasas. Ja hindan soomlasi selles mõttes nagu väga. Samas, täna me teame, majandussituatsioon meie piirkonnas kõigi jaoks on natukene väljakutseid pakkuv. Ja Soome puhul räägitakse praegu nagu kõige rohkem võib-olla sellest, et nende töötuse protsent on seal ikkagi meie võrreldes teiste riikidega väga kõrge 10,3. Et kuidas neil nagu läheb, et kui neid öeldakse, et soomlased on või nad said selle tiitli, et nad on maailma kõige õnnelikum rahvas 9. korda järjest, mega äge. Ja nad ise kasutavad seda turunduses väga palju ära. Praegu on Soomes käimas selline kampaania välisturgudele suunatud, et chill like a Finn. Ehk nad kutsuvad kõike välismaalasi ka enda moodi seda õnnelikku elu veetma. Aga et siis peab seal taustal natukene vaatama, kuidas neil nagu muidu läheb. Meil räägitakse päris palju meediast, et Soome majandusel ei lähe hästi ja kindlasti see mõjutab ka turismi Soomest Eestisse. Aga ma võib-olla siin nagu tooks võib-olla välja seda tõesti, et jah, meie käisin ühte loengut kuulama, kus öeldi, et soomlastel on praegu justkui nagu natukene selline käsipidur peal. Nad teenivad küll, aga nad ei kuluta väga. Et hoiavad nagu natukene tagasi selle kulutamiseks, sest ei tea, mis võib-olla tuleb. Aga positiivse koha pealt ma tahan öelda ja välja tõsta siin, et Eestis mõõdetakse ka tarbijate kindlustunde indeksid. See on siis selline näitaja, mida nad küsitakse inimeste käest. Nad hindavad Soome enda majandust, aga oma peremajanduslikku olukorda. Ja näete, see graafik läheb siin, et punasega on Soome majandus. See on nagu natukene nullist allpool, et nad ei usu praegu, et Soome majandusel väga hästi läheb, aga kui nad peavad andma hinnangu omaenda majandusele, siis see on tegelikult pluss poole peal. Ja siit mina ikkagi olen nagu positiivne, et soomlased tahavad reisida ja on valmis kulutama edaspidi ka reisile. Ja no Eestil on muidugi suurepärane positsioon Soomega võrreldes või me oleme siis õnneliku maa, õnnelikud naabrid, nii võime öelda, eks ole. Ja kui turismi peale mõelda, siis kuidas meie juurde saab lennuühendustega, meil on keerulisem, aga soomlased saavad suurepärased ühendused, 3 suurt laevafirmat
lisaks lennuk, mis lendab Helsingi ja Tallinna vahet, aga ka Helsingi ja Tartu vahet, Tampere ja Tallinna vahet ja nüüd suvest on siis ju meil uus lennuliin ka Helsingi ja Saaremaa vahel. Nii et Eestisse tegelikult soomlased väga hästi saavad. Nüüd, kus nad siis reisivad? Nüüd hakkavad need slaidid, mis ma ütlesin tõesti, et on natukene väikesed, aga kuhu soomlased reisivad? Ja kui me vaatame, kus nad 2025 kõige rohkem reisisid, siis selline 78% teeb reise oma kodumaal, siseturism. Ja väljaspoole läheb 54 eelmisel aastal. Ja hea on ka siin vaadata, et tegelikult inimesed, kes üldse ei reisigi, 11% näiteks. Ja kui me vaatame, et kuhu nad reisivad, siis selline Lõuna-Euroopa on juba aastaid olnud soomlaste lemmikkoht. Seal on Kreeka ja Horvaatia ja Itaalia, Hispaania ja siin on seda näha ka. Aga nüüd on näha, et see eelmisel aastal sinna tegelikult reisiti natukene vähem. Ja seal on kindlasti põhjused hinnas, lennupiletite hinnas, aga ka see kõik see kuumus, mis nüüdsest juba Euroopas on, kindlasti mõjub sinna. No Eesti on siis, kui võtta üks riik eraldi, siis Eesti on see number 1 koht, kuhu soomlased kõige rohkem reisivad ja seetõttu me võimegi öelda, et Eesti on loomlaste lemmik sihtkoht. Aga nüüd meie suur konkurent on Rootsi ja kui te sealt näete, siis tegelikult Eesti eelmisel aastal kaotas natukene Soome turiste, 4% ööbimistest me kaotasime, aga Rootsi võitis neid juurde ja seal on, me võime seal ka tegelikult tuua sellise hinnapõhjuse sinna hästi palju taha, sest et meie inflatsioon oli palju kõrgem kui rootslastel ja meil on harjutud soodsamate hindadega, Rootsis pigem jälle mitte, niimoodi, et see hinnateema Eesti ja Rootsi vahel on seal, ma arvan, see kõige suurem näitaja. Nii, aga siis vaatame juba ette. See on tore uuring, mida teeb tegelikult, mida ma siin toon välja, on Soome taloustutkimus, koostöös siis Matkamessiga seda uuringut teeb ja nad küsivad iga aasta novembris, teevad seal 1000 soomlast vastab sellele küsimusele ja nad teevad selle uuringu juba nagu kaardistades ette, et mis need soomlaste mõtted siis sellele aastale on. Ja kuhu nad siis plaanivad reisida, näete jällegi oma kodumaa. See on umbes sama nagu eelmine aasta, et eelmine aasta nad tahtsid minna 72%, sellel aastal 73%. Jällegi see Lõuna-Euroopa ja Eesti on seal siis jällegi Rootsiga nii-öelda nagu konkureerimas, aga siin tulebki nüüd vaadata, et jällegi tegelikult nagu Rootsi on meist siin, Rootsisse tahetakse rohkem minna kui eelmine aasta, Eestisse võib-olla natukene vähem kui eelmine aasta. Nii et me peame seda Rootsit tegelikult hästi silmas pidama ja teine konkurent, kes meil on siis seesama Soome enda kodumaa turism on siis meie konkurent. Ja võib vaadata ka Läti poole, et lätlaste protsent või vähe soomlasi sinna reisib, aga ka nemad on nagu kasvutrendis. Ehk siis selline pilt vaatab meile vastu ja nüüd, kui me vaatame üldse seda tahtmist, et kui palju välismaale reisitakse, siis see on nüüd 2026 natukene väiksem kui eelmine aasta. Ehk siis seal on jällegi see ettevaatlikkuse teema natukene sees. Nüüd, kui me vaatleme nüüd seda meie toredat Eestit, siis kui soomlased siia tulevad, kuhu nad lähevad? No kõige rohkem, nagu me teame, soomlased jäävad Tallinnasse ja see statistika puudutab nüüd konkreetselt majutusasutuste ööbimisi. Ehk siis, kui me mõtleme Järvamaad, siis Järvamaale kindlasti tuleb neid inimesi palju, kes käivad Järvamaalt läbi, aga lähevad ööbima kuskile mujale. Nii et kuigi seal on Järvamaa protsent, siis 0,1% soomlastest jääb ööbima Järvamaale, siis ma võin 100% kinnitada, et teil kindlasti käib palju rohkem soomlasi. Seda peab Järvamaa mõttes nagu võtma arvesse. Ja kuhu siis nad lähevad, eks ole, Tallinn, Pärnu on number 2 ja seejärel on Tartu piirkond ja siis Saaremaa, sellised traditsioonilised soomlaste kohad.
Majutustele lisaks hotellides kindlasti on lisandunud soomlaste ööbimised lühiajalises majutuses ehk kõik need toredad Airbnb-d. Meil selle kohta ei ole ainult väga head sellist maakonnapõhist statistikat, aga see on kasvanud selline 30%, mis ööbitakse Airbnb-des ja sellises Booking.com väikestes kohtades. Aga võib-olla hea on meelde jätta, et just seda Soome turgu nagu esile tõsta, et kui palju see meile tegelikult tähendab, et eelmisel aastal soomlased kulutasid Eestis 563 miljonit eurot kokku. Ja seal ei ole veel transpordikulusid, näiteks Tallink on, aga Viking Line ja Eckerö ei ole, kuna need on teise riigi transpordiettevõtted. Et kui me nüüd mõtleme, et iga päev, kui me jagame selle ära 365-ga, siis soomlased toovad Eestisse 1,52 miljonit iga jumala päev. Nii et see on turg, kuhu tasub investeerida, millega toimetada. Ja viimane selline tohutu tabelite pool on mul, ma võtsin välja ka, et kuidas siis Järvamaal tegelikult võrreldes teiste regioonidega soomlaste mõttes on läinud. Ja kui me vaatame, et eelmisel aastal need ööbimised tõesti tervikuna vähenesid 4% ja siin, ma arvan, seal suur mõju oligi just, et Tallinnas soomlaste ööbimised vähenesid, siis tegelikult Järvamaal on läinud eelmine aasta hästi. Teil on olnud peaaegu 400 ööbimist rohkem kui eelmisel aastal ja kuna arvud on üsna väikesed, siis 27% kasvuprotsent, et näete, võrreldes teiste maakondadega, seal on palju punast, aga teie olete mustas või ütleme nii, et rohelises. Nii et siit ainult gaas põhja ja edasi. Nii, aga siis läheme edasi praktiliste näpunäidetega, et kuidas siis soomlased või millal nad reisivad. Ja üks, mis asi ma tahaksin esile tõsta, on need pühad vaheajad, kui nad saavad meile tulla. Et soomlastel on tavapäraselt 5 nädalat puhkust, millelt nad 4 nädalat puhkavad suvel ja 1 talvel. Ja lisaks on siis neil sellised erinevad pühad ja koolivaheajad, et nüüd tuleb näiteks lihavõtted siin kohe. Nendel on esmaspäev ka vaba, mis tähendab seda, et neil on juba päris pikk puhkuse võimalus. Eks ole? Samamoodi jõulud sellel aastal neljapäevast laupäevani, mis tähendab seda, et ka pühapäev on vaba, jälle korralik pikk periood seal vahel. Ja kindlasti peab arvestama, et see suvevaheaeg on neil siis mai lõpust kuni augusti keskpaigani, et sel juhul üldiselt siis enam pered peale augusti keskpaika ei reisi, sest siis on juba lapsed koolis. Kes meil reisivad, Eestisse tulevad, ongi pered, paarid, sõpruskonnad. Läbi reisibüroode tuleb palju seenioreid. Seeniorid liiguvad ka omapäi palju ringi. Nendega selles mõttes tuleb arvestada. Sellised väiksemad grupid, töökollektiivid. Ja kui vaadata nagu vanuseliselt, see on nüüd Tallinna Sadama graafik, kui palju laevadega tuleb ja millises vanusegrupis meile reisijaid, siis ei saa öelda, et Eesti on ainult seeniorite ja pensionäride sihtkoht, seda ta kindlasti ei ole. Et meil käib võrdselt igast vanusegrupist soomlasi siin Eestis. Ja soomlased kindlasti on korduv külastajad, et tuleb mõelda nagu võib-olla selle peale, et see reis, mis ta täna teeb teie juurde, kui tal läheb seal kõik hästi, kui ta seal on positiivne, siis ta tõenäoliselt tuleb tagasi. Et iga eelnev reis müüb nagu järgmist Eesti reisi. See ei pruugi müüa teie juurde, aga see pruugib müüa kuskile mujale Eestisse. Nii et mida rohkem me koos suudame soomlastele sellist head muljet pakkuda, seda rohkem tulevad nad tagasi. Ja mida nad väärtustavad, kui me välisreisidele lähevad, siis selle uuringu järgi nad mõtlevad linnapuhkuse peale, rannapuhkuse peale, nad on suured kruiisitajad, autoga reisijad, käivad sugulaste juures, külastavad sõpru. Eesti puhul kindlasti see kruiisitamine on üks oluline, aga just see on meile võib-olla hea jätta meelde, et nad on ka sellised autoga reisijad. Nad armastavad ka ühistransporti kasutada. Jalgratas on suurepärane viis linnadeks liiklemisest, arvavad soomlased.
Ja kui nad tulevad sihtkohta, siis nad ei oota, et punane vaip on maha pandud ja toodud sellist palli või meeleolu, aga nad tahavad, et sellised põhiasjad on korras, et teenus on kvaliteetne, nende eest hoolitsetakse, ollakse sõbralikud ja ollakse paindlikud. Et see on 83% sellest, miks nad sellise sihtkoha valivad. Hästi oluline. Ja seal puhkusereisid, mida nad tegid 25, kultuurireisid olid esimene, aga vaadake nüüd natukene on muutunud nagu inimesed, nagu mida nad päriselt teevad ja millest nad unistavad. Ehk kui nad 26 reise vaadata, siis nad unistavad, et nad lähevad loodusreisidele, rohkem sellistele teema- ja veinireisidele. Kultuurireis on seal nagu 3. alles. Ja protsentidest on ka näha, et inimesed unistavad rohkem, ehk siis plaane teevad rohkem, kui nad tegelikult nagu reisivad, on ju. Et kui me vaatame, et loodusreisi 36, aga tegelikult reaalsus oli see nagu 19. Aga see on huvitav muutus, et inimesed otsivad nüüd võib-olla rohkem rahu loodusest, sellist nautlemist, aga kultuur kindlasti ei kuku sealt ära. Kui nad Eestisse tulevad, nad ütlevad tihtilugu, et me tahame autoga tulla, me tahame bussiga tulla, me tahame rongiga tulla, aga me ei tea, kuidas kohale jõuda. Ehk võib-olla soovitus teile ka, et vaadake üle teie iga oma kodulehekülje peal, oleks see info olemas, kuidas ta saab teie juurde tegelikult tulla. Näiteks tuleb rongiga Türile, kuidas ta sealt edasi kuskile saab või kui ta tahab Tallinnast bussiga tulla, kas ta saab teie juurde bussiga tulla. Rendiautoga ja tänapäeval küsitakse ka, et kas ma saan elektriautot teie juures laadida. Ehk võib-olla selline, minu käest küsiks Soome reisibüroo, et kas Tallinnast Pärnusse läheb busse. Siis ma mõtlesin tükk aega, et ma olen vist halvasti oma tööd teinud, et muidugi läheb busse, see on ju loogiline. Mida nad võib-olla nendelt erinevalt reisidelt otsivad, et kui me mõtleme nagu, nüüd see tuleb kogemuse pealt, et matkamessil seal leti taga seistes küsitakse meie käest jalgrattaradu, matkaradu palju, linnuvaatlust, saun on kindlasti meil selline ühine teema. Toidu puhul, me tõstame esile palju selliseid fine dining kohti ja Michelini kohti ja neid selliseid, aga tegelikult soomlane eelistab ka väga head sellist kodust toitu, pubitoitu, aga peab võtma arvesse, et neil on palju selliseid toiduerisusi, laktoositalumatus, gluteenitalumatus. Kui Soome grupp teile tuleb, siis sellega te peate arvestama. Seda on rohkem kui teistel rahvustel, ausõna. Ja kui te olete seal paindlikud, siis see tegelikult läheb hästi, aga sellega peab lihtsalt arvestama. Nad on kohvijoojad, pakkuge neile kohvi, ilma kohvita nad kindlasti ei lähe ära. Kultuuripuhkusel neile meeldivad muuseumid, mõisapuhkus eriti ja kõik sellised laadad ja käsitöölised. Ja see on hästi oluline, et sündmuste kalender oleks võib-olla nagu selles mõttes paigas. Aktiivse puhkuse poole peast nad on kõvad golfarid, karavanidega sõidavad ringi, spordisündmuste osalejad, seal võiks olla isegi võib-olla rohkem, aga selle nimel teeme tööd. Kus nad infot otsivad? See on hästi põlvkondadest sõltuv ja seesama uuring ütleb niimoodi, et sellised suured Soome põlvkonnad seal peale sõda, siis kes on sündinud, nemad kasutavad palju sellist traditsioonilisi kanaleid ja kasutavad ka palju reisibüroosid, et nemad tulevad nagu hästi palju reisibüroode kaudu ka. Aga juba nooremad inimesed ikkagi rohkem digitaalseid kanaleid, paralleelselt traditsioonilistega. Ja nüüd, kui me läheme sinna juba päris noorte juurde, siis ei ole üllatus, sotsiaalmeedia, mõjutajad ja ka AI kindlasti on see teema, mille abil, ChatGPT, mille abil otsitakse infot. Ja panin siia ka sellised Soome suurimad ajalehed igaks juhuks. Ma tean, nende igal väikesel ettevõttel ei ole võimalik sinna saada artiklit. See on täiesti selge, aga et võib-olla piirkonnana natukene vaadata, kas kutsuda ajakirjanikke, mis võiks olla see just teile sobiv meediakanal. Ma ei hakka selle peal praegu
pikemalt peatuma. Aga see, mida ma võib-olla soovitan, meil elab Eestis ka selliseid siin ajakirjanikke, kes on soomlased ja kes teevad Eestist kogu aeg lugusid. Ja üks selline ajaleht on The Baltic Guide ajaleht, mis teile võib-olla on tuttav. Ja teine on Helsingin uudised, Tea Ekholm, kes elab ka Eestis. Helsingin uudised võib-olla kõlab, et ta räägib Helsingist, aga tegelikult ta teeb palju Eesti artikleid sinna oma meediasse ja sealt kaudu lähevad artiklid ka Soome kohalikesse ajakirjad või vähemalt ajalehtedesse. Ja kõik need kontaktid tegelikult on Soome saatkonna leheküljel olemas. Ja ma tean, et mõjutaja Henna Mikkila on kindlasti Järvamaa ja Teemo inimesed räägivad rohkem Henna Mikkilast, aga tema on siis Facebook mõjutaja, väga tunnustatud turismi mõjutaja, kes elab Tallinnas, aga käib ringi ja hiljuti oli siis ka Järvamaal pildi peal Norra allikatel. Ja lisaks on ka turismiajakirjanike liit Soomes, nii et ka sealt saab vaadata, et võib-olla kedagi endale külla kutsuda, aga ma soovitan seda teha koostöös kohalike turismiinimestega, TMO-dega või siis kellegiga koos, et ühel väikesel ettevõttel on võib-olla keerulisem. Ja kindlasti sotsiaalmeedia ja uudiskirjad, mida Visit Estonia saadab Soome palju uudiskirju ja siin on lihtsalt üks selline tabel, et kui mõelda, et milliseid uudiseid, mis ajal aastast saata, siis, või milliseid uudiseid üldse välja tuua, siis me võtsime välja, et mida Visit Estoniast soomlased kõige rohkem otsivad ja millistel kuudel. Et näiteks, kui ma vaatan siit praegu kevad on ju, märts ja kultuuri teemasse, siis meie andmetel soomlased otsivad just suviseid laatasid, lillelaatasid. Kui me mõtleme loodust, siis nad mõtlevad linnuvaatuse peale. Toidu osas on siin ööelu, ma seda ei oska nii väga kommenteerida, ööelu võib erinev olla, aga näete jällegi vaaria, et kevad puhkus Kesk-Eesti, Türi ja Viljandi ehk soomlased otsivad Visit Estoniast teie piirkonda just praegu, mistõttu võiks olla nagu see kevade rõhutamine võib-olla selline. Te saate selle tabeli, ma ei tea, kas te iga ühte teist see aitab, aga ütleme võib-olla regiooni aitab küll natukene mõelda, et milliseid uudiseid Järvamaast võiks sellel ajal välja anda. Ja muidugi reisikorraldajad on minu suur armastus Soomes. Ma olen nendega pikka aega koostööd teinud ja nendega tekib selline usalduslik suhe. Nad, ütleme, on Eestist huvitatud, nad teevad Pärnut palju, nad teevad Tallinnat palju, aga nad teevad ka selliseid ringreise ja panevad neid kokku. Ja kui teile on juba tekkinud koostöö mõne Soome reisikorraldajaga, siis ma soovitan sellest nagu hammaste ja küüntega kinni hoida, saata talle kogu aeg informatsiooni, hoida, et kuule, et aga mis sul selle aasta plaanid on, kas sa oled mõelnud juba uuele reisile tulema, kas ma saan midagi saata. Neil on väga oluline, et see planeerimine nagu pikk, et reisibüroo teeb täna juba tegelikult järgmise aasta 2027 plaane ja seetõttu nagu selline pikk planeerimine temaga on võtmesõna, et ma olen vist siia kuskil kirjutanud ka, et jah, jõulutooted jaanipäevaks ja see ei ole nagu tegelikult nali, et muidu nad ei jõua, see on nagu ajakirja trükkimine, et sul peab olema juba jõulupildid nagu tehtud, kui sa tahad seda müüa. Ja mõned näited ka, kes reisibüroodest, kes teile siia piirkonda toovad, siin on näiteks Soomest Kymenmatkad, nad on jällegi, muidugi need on Türi lillelaadad, Pohjola matkad, üks Soome suurimaid, Ida-Soomest toob bussidega Eestisse, siis Salon matkatoimisto sealt Lääne-Soomest, jällegi Türi lillelaat 1 päevaks, Launokorbi, siin on laupäev, siin on 2 päeva. Nad kombineerivad seda näiteks Tallinnaga, Tallinna, mis see on nüüd siis? Teletorni lähedal, botaanikad, jah, ma tahtsin öelda kasvitiedeline puutarha. Matkaagendid, jällegi Türi lillelaat, Igaliste matkatoimisto, Türi lillelaat kombineeritud Pärnuga,
Siin on ka jällegi Türi lillelaat, VH Tuovinen ja on laevas 2 ööd. Aga siit näiteks on ka Kesk-Eesti tuur, tuplabuss korraldab seda ja nemad reklaamivad Eestimaa südant näiteks, aga ööbimine on neil Viljandis. Eckerolain samamoodi nagu Kesk-Eesti tuur ja neil on ka Viljandi, Käru ja selline tuur, mida nad nagu tõstavad esile. Ja midagi ei ole teha, see Türi lillelaat on see, mis teie piirkonna tuttavaks teeb, et igaks juhuks veel tõestus selle kohta, et ma küsisin meie analüütikult, et mida soomlased Visit Estonia keskkonnast kõige rohkem otsivad. Ja no Türi lillelaat võidab ära lehe vaatamisi üle 5000 ja järgmine on Kirna mõis, lehe vaatamisi 861 eelmisel aastal on ju. Ja sealt edasi tuleb Vallimägi ja Kakerdaja raba, Tikupoiss, Wittgenstein, Paidespa hotell. Nii et seda lillelaada ja kevade kuvandit teie piirkonnast otsitakse. Visit Estonia pakub, ma olen natukene aega ületanud, aga kohe lõpetan. Visit Estonia pakub ka koostöövõimalusi, hästi oluline, et Puhka Eestis keskkondas oleksid teie infot kenasti üleval, et seal oleksid korralikud pildid ja saatke meile ka uudiseid, kui teil on selliseid uudiseid, mis võiks olla välisturgudele olulised, just nimelt välisturgudele. Ja me küsime kogu aeg seda kohalikelt turismijuhtidelt, nii DMO-delt kui Piretilt otse, aga võib saata ka minule. Meil hakkab nüüd sündmuste ja kultuuritemaline kampaania, mida Kaarel korraldab. Ja kui on kellegi soovi Soome reisikorraldajatega sõlmida kontakte, siis 5. novembril on Helsingis selline workshop, registreerimine ei ole veel avatud. Ja kindlasti me oleme kaasas matkamessil ja seekord oli ka Kesk-Eesti seal kenasti esindatud, nii et järgmisel aastal läheme ka. Helsingis on selline tore üritus veel ka Helsingi mardilaat, mida korraldab Tuglase selts, kus on ka turismiala, nii et kohtumised soomlastega hästi olulised. Ja eelmisel aastal me olime Viking Line'i grupiga siin lillelaadal, siin on Soome bussid näha, meil oli 35 reisijat selles bussis. Piret käis meile Järvamaad tutvustamas, et proovisime kogu sellele grupile rääkida Järvamaast rohkem. Käisime Türil ja käisime Kirnas ja võin kinnitada, et 3 gruppi juba tänu sellele ühele reisile on tulemas sellel aastal uuesti. Ja 2024 meil oli ka siis suurem selline Kesk-Eesti õppereis Soome reisikorraldajatega, korraldajatele, mida me siis tegime, kus me käisime ka nii Paides kui Türil kui Viljandis, kuni läksime isegi Tõrvani välja, kõik see Kesk-Eesti DMO. Ja hästi kokkuvõtvalt selliseid mõtteid siia ette või tänase ettekande lõppu, et soomlased kindlasti tahavad Tallinnast väljapoole reisida ja Kesk-Eesti on paljudele käimata koht. Järvamaa on piisavalt kaugel või tähendab piisavalt lähedal Tallinnale, et sinna saab teha päevareisi, kuna majutustingimustega sellise suurtematele gruppidele on keeruline. Aga et siis mõelda võib-olla, et mis on need tegevused gruppidele, näidistooted, väiketalude külastused, käsitöö, mis neid huvitab. Ja no ikkagi suur tung Järvamaale lillefestivale, et kuidas seda võib-olla paremini veel ära kasutada, midagi rohkem pakkuda või kuidas aiandushuvilistele pakkuda midagi, mis on siis ka selle lillefestivali välisel ajal. Kes on need inimesed, kes Järvamaa lugusid soome keeles räägivad? Soome keel on hästi oluline tegelikult. Et kas teil on soomekeelseid giide ja kes need on? Mõelge selle peale. Ja siis võib-olla selliseid teemamarsuute, neid on juba natukene, aga võib-olla neid, et ühendab nagu erinevaid Järvamaa piirkondi või Kesk-Eesti piirkondi. Kindlasti hea pildi ja videomaterjal, soovitan täiesti ikkagi professionaalseid fotograafe kasutada. Ja teie enda huvi soomlaste vastu ja turu vastu, et kui teile tuleb soomlane, proovige temaga täiesti selline salajale intervjuu läbi viia, kust ta tuli, miks ta tuli, kust ta informatsiooni leidis ja see aitab nagu tegelikult kõige rohkem seda klienti tundma õppida. Ja
sain teada, et Eestis tegelikult elab päris palju soomlasi, isegi Järvamaal elab 81 soomlast, et kui veel ei ole teile sinna Soome klienti sattunud, siis vaadake ümber, äkki teil on naabersoomlane, kes oskab ka soomlase moodi mõelda ja teile võib-olla tagasisidet anda. See oli minu poolt kõik ja vabandan, ma läksin natukene üle.